Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Eks hallil ajal nagu nüüdki teada oli see, las haigus murda maha meid, küll terveks rohi teeb. Siis salapärast segu loitsu saatel andis nõid ja ime küll, et sellel moel ka ellu mõned jäi. Armas apteek aita, kui tervis läinud käes, kui on haige pea või muidu vereb Kallamäes. Armas apteek aita, kui tervis läinud käes, ju leidub mõni pulber taas. Kanget leotist väike klaas, surmatõvigi pole suur, kui saada on sobiv mikstuur. Kord peenendati mürgi juurt või kodunenud puud, kord ussi nahka kärbseseend või kool ja säärelood. Nii rännas kuulus rohukeet ja läbi mitmeid maid ja ime küll, et sellel moel ka ellu mõned jäi. Armas apteek aita, kui tervis läinud käest, kui on haige pea või muidu vereb Kallamäes. Armas apteek aita, kui tervis läinud käest, ju leidub mõni pulber taas. Kanget leotist väike klaas, sest surmatõvigi pole suur, kui saada on sobiv mikstuur. Nüüd möödas aeg, kus tervist tuua võis vaid aspiriin, kuid visalt püsib arusaam, et kõike ravib viin. Võib-olla kaob ka see probleem ja ükskord koidab päev, et ime küll, kui üldse siis veel keegi haigeks jääb. Armas apteek aita, kui tervis läinud käes, kui on haige pea või muidu võõrke Kallamäes. Armas apteek aita, kui tervis läinud käes, ju leidub mõni pulber taas. Kanget leotist väike klaas, sest surmatõvigi pole suur, kui saada on sobiv mikstuur. Ju leidub mõni pulber taas. Kanget leotist väike klaas, sest surmatõvigi pole suur, kui saada on sobiv mikstuur. Uudiseid koduvabariigist. Tere, laupäeva keskpäev ja keskpäevatunni aeg. Kuku Raadio otsestuudios on Ignar Fjuk, suhtekorraldaja Margus Mets ja Ainar Ruussaar. Paides teist päeva jätkuval arvamusfestivalil kõlas ja kõlab paljudel lavadel küsimus, kes aitab, kui on probleem või häda, olgu siis tervisega, julgeolekuga või erakonna reitinguga. Kes aitab, kui tervis on läinud käest ja haigus on murdunud maha, nii küsisid selles vanas tuntud laulus Andres Ots ja Ivo Linna. On see pulber või leotis, Armas apteek või kokkuvõttes Tervisekassa, kes korraldab riiklikku ravikindlustust ja peab võimaldama ravikindlustatud inimestele ravikindlustushüvitist ja tervishoiuteenused. Tervisekassat tabanud rünnakud motivatsiooniürituse korraldamisega ei ole nii mustvalget, nagu see võib-olla tundub, sellel on väga palju erinevaid tahke ja värve, sellest ka täna räägime. Me teame, et Tervisekassa maksis 84 000 eurot motivatsiooniürituse katteks. Oma osalus oli töötajatele ka. Ehk eelmisel aastal ennustas Tervisekassa, et tänavune eelarve puudujääk küündib ligi 210 miljoni euroni, siis seetõttu on eriti see juhtum avalikkuse tähelepanu all. Aga eile lõuna ajal teatas Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane nõukogu erakorraliselt koosolekul, et esitab lahkumisavalduse, lahkub augusti lõpus. See oli oodatav otsus. Aga mida siis sellest Tervisekassa skandaalist järeldama? Ma kinnitan, et see on palju laiem kui ainult selle Tervisekassa probleem. No vaata, sa mainisid ühte summat, mis selle ürituse korraldamiseks läks, aga nagu ma olen aru ajakirjanduses saanud, et seal ei ole arvestatud Tervisekassale kohustuslikku erisoodustusmaksu, mis ta selle kuulutuse eest peab tegema. Ja see on circa vist 26 või 28 või mitu protsenti see on.
jään võlgu aga vähemalt veerand sellest summast ja peame arvestama ka seda, et see toimus 2 tööpäeval. Nii et 2 tööpäeval jäid tööd tegemata, aga nende päevade eest maksti palka ja nende päevade palkadest maksti ka makse. Nii et see summa küünib ikka kõvasti üle 100 000. Seda nagu esiteks. Aga teiseks ma arvan, et see on, ühesõnaga see, mis ma nüüd ütlen, ei ole nii oluline, aga kuidas kribu-kradu pidi on järgi tulnud mingisugused teised riigiasutused, näiteks Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, viidates Aafrika seakatku ohule, kui suured massid kogunevad, otsustas augusti teise poolte jäetud suvepäevad ära jätta. No ilmselt nad ei tea, et Aafrika seakatk inimestele ei ole nakkav. Seetõttu näiteks Terviseamet ei jäta oma suvepäevi ära. Nemad teavad, et see ei ole nakkav ja neil Võrtsjärve ääres, järve veeres toimuvad luksuslikud suvepäevad. Kuigi nende nii-öelda kulutatav eelarveraha on märksa väiksem, kõigest 35 000 eurot, kuhu jälle tuleb lisada kõik need erisoodustusmaksud ja nii edasi. Nii et üsna huvitav, aga kuhu me nüüd täna oleme jõudnud ja et me sellest ja sotsiaalmeedia ja ka tavaline meedia nii kirglikult räägib, on natuke mul arusaamatusest. Mul juhtus ette üks 24. eelmise aasta juulikuu Delfis ilmunud artikkel, kus kirjeldati kõiki suvepäevi, mis tolleks aastaks oli kavandatud või olid juba toimunud ja seal oli nimekirja lõpu tipus Välisministeerium 25 000 ja siis Kaitseministeerium 22 000 ja ma mäletan, et sellele ei järgnenud mitte mingisugust hukkamõistu või debatti, kuigi olime juba nendest kriisidest kas osad väljumas, mis puudutas näiteks koroonat, aga sisenemas jõudsalt meie oma eelarvekriisi ja seda oli täies hoos. Nii et see muutus, tervitan seda muutust ühiskonnas, on toimunud. Aga suvepäevades ei ole midagi ootamatut uut ega põhimõtteliselt ka halba ja neid on korraldatud ja korraldatakse veel ja jumala pärast, ega iseenesest ei ole selline töötajate motivatsiooniüritus või üritus, kus töötajad saavad kokku. Selles ei ole ju mitte midagi halba, tõepoolest enamustel kordadel ikkagi ka küsitakse oma osalustasu, et jumala pärast mina küll ei väida siin, et lõpetage igasugused suvepäevad avaliku sektori asutustes, vastupidi, et loomulikult tuleb selliseid motivatsiooni ja kohtumisüritusi korraldada ka tulevikus. Nüüd küsimus on tõesti, kelle eelarvest, kui palju osavõtja ise maksab ja mis on selle tulemas. Kui me nüüd vaatame asja natukene laiema pilguga, siis tegelikult on meie debatt läinud ära ju ühiskonnas, ma ütleks, et ühe hästi pisikese tahu peale sellest asjast, sest kui vaadata lihtsalt puhtalt numbreid, siis Tervisekassa nii-öelda admin-kulude eelarve aastas on jämedalt öeldes 20 miljonit. Nii need suvepäevad, kui ka see palju polemiseeritud 4 juhatuse liikme motivatsioonitasu, mis sel kevadel välja maksti, need mõlemad on 0,5% sellest majandamiseelarvest. Ehk tegelikult ei ole nii-öelda olulised numbrid. Ma ütlen siia vahele siiski sulle vastu vaielda, et jah, eelarve mõttes ei ole need olulised numbrid, aga kui vaadata nendele motivatsioonitasudade või juhatuse liikmete nii-öelda preemiatele numbriliselt peale, siis ilmselt väga paljusid inimesi see ikkagi ärritab. Jutt käib ikkagi sellistest arusaadav, see on ju 15-20 000. See on inimesele tänavalt arusaadavad suurusjärgud, sest kui rääkida inimesele tänavalt, et haigekassa kogu eelarve sel aastal on kokku 2,5 miljardit, ega sellega ta ei oska väga midagi peale hakata. Ja kui üldse norima hakata haigekassa kallal, siis ma ei tea, kui ma oleksin omaniku esindaja, siis ma noriks ainult selle kallal, et kurat, kas see oli ikka päris hea mõte nagu Tallinna ühele kõige uhkemale äripinnale kolida. Põhimõtteliselt, kui sa nagu kliente vastu ei võta, kui sul ei ole mingisugust tohutut esindusfunktsiooni, et sa oled põhimõtteliselt back-office'i teenuse pakkuja kogu nii-öelda ravikindlustussüsteemile, et siis võib-olla ei peaks olema sellisel pinnal, et oleks võinud Mustamäele minna. Tõenäoliselt oleks nii-öelda vähem kulutanud, saanud enam-vähem sama asja. Näiteks Rootsis on nende
või Tervisekassa, ma ei tea, kuidas seal see on nimetatud, on ühes vanas tööstushoones, mis on rekkitud kuskil äärelinnas, nii et saavad hakkama küll. Aga ma nüüd sellele uuele asukohale veel lisaks juurde, et tegemist on 1900 ruutmeetrit väga luksuslikku pinda, kus millegipärast on võimalik vastavalt Päästeameti ettekirjutusele, et seal töötab korraga kohal 90 inimest. Ja veel pentsikum on see, et pooled nendest inimestest siis ongi nii-öelda kaugtööl, mis kogu selle projekti muudab veidi kahtlaseks ja pentsikuks seetõttu, et sel juhul ühel inimesel, kes on kohal, on 21 ruutmeetrit nii-öelda pinda, ma ei tea ühtegi teist nii luksuslikult, isegi notarite kojad, notarite nii-öelda töökohad ei ole sellise luksusega. Aga mis minu jaoks märksa olulisem on hoopis see, et ja selles suhtes tänu sellele juhtunule, et nüüd ma arvan, et lõpuks hakatakse tegelema ka juurpõhjusega, miks me nii-öelda selle Tervisekassa pärast südant valutame. Mul on materjalid, mille järgi juba 2018. aastal oli teada, et tolle aasta tulem on 75 miljonit eurot Tervisekassa puudujääki ja see on pidevalt kasvanud. Iga aasta on sellest räägitud, et nüüd ta kasvab nii palju ja sel aastal on see miinus juba 200 ja on öeldud, et kui nii jätkatakse, siis saab ka igasugused reservid otsa aastaks 27 ja meie Tervisekassa on miinuses. Nii et nüüd on aeg tegeleda nii-öelda selle nii-öelda juurpõhjusega ja loomulikult ei ole juurpõhjuseks see, et laristatakse ja Tervisekassa raha käiakse ümber, nagu see ei oleks ka oma raha, sest keegi oma rahaga ümber käi, kui siis ainult hull. Aga et peab üldse, nii nagu me kunagi oma pensionisüsteemi ümber tegime, kus on 3 sammast ja mis toetub ka nii-öelda erakindlustuslikku printsiibile, peaks ka Tervisekassa ehk meie tervisesüsteem olema nii-öelda rohkem kaasama, võib-olla kuni 50% eraraha ja see ei tähenda, et kui sa arsti juurde lähed, et sa maksad seda, vaid osa sinu maksust, mis sa maksad, laekub nii-öelda sinu personaalsele digikontole, mis käib sinuga kaasas ja mille kulutamise üle on sul teatud otsustusõigus, et seda ei käsuta üks kamp, kes tahab lihtsalt võõra raha eest hullata ja pidu pidada, vaid et see loob ühe sellise sisemise kontrolli ja järelevalvemehhanismi. Jah, Margusel jäi siin arvud pooleli tegelikult, et see, millel sa, Ignar, viitasid, loodetavasti on see järgmiste parlamendivalimiste eel üks olulisi teemasid, aga saab näha, aga... Ei, muidugi, sest et ütleme nii, et selle põhjus, et miks praegu nii-öelda ühiskondlikult kaane pealt ära viskas sellel teemal, on muidugi nii-öelda otseselt suvepäevad, aga kaudselt on see need pinged, mis on ravikindlustussüsteemi kuhjunud nüüd aastate jooksul tegemata otsuste tõttu. Ja neid otsuseid ei ole tegemata jätnud ei mitte praegune ega endine Tervisekassa juhatus, vaid neid on jäetud ikkagi tegemata omaniku esindaja ehk juba 2-3 viimast sotsiaalministrit, kes on kõik kuskil oli kirjas 8 sotsiaalministrit. Võib-olla tõesti, neid on veel rohkem. Ja 6 valitsust. No täpselt, et seda on nagu omajagu palju ja ütleme nii, et kui inimestena ja ka ütleme poliitikutena väga paljud ju nüüd on viimastel päevadel siin rinna peale tagunud ja rõhutanud, et maksumaksjana on meil õigus kõike seda vaadata ja kõike seda analüüsida, siis ma huvi pärast katsusin teha ühe sellise väikese nii-öelda arvutusliku mõttekäigu, et kas ikkagi tegelikult on ühel keskmisel Eesti inimesel väga õigus rinna peale taguda, et ta on tohutult suur ravikindlustusse panustaja ja et ta kõike tahab selle eest saada. Vaatasin järgi. Statistikaameti andmetel brutokuupalga mediaan ehk siis see, millest pooled töötajad teenivad rohkem ja pooled vähem, esimeses kvartalis sel aastal on 1649 eurot. Rõhutan, et see on bruto. Kätte saab ju selline inimene sellest rahast 1312 ja tema selle brutopalga pealt arvestatakse siis see 13% ravikindlustusmaksu, see läheb Tervisekassale ja ühes kalendrikuus on see summa meil keskmise maksumaksjana 214 eurot. No mõelgem nüüd siis koos, mida selle eest saama peaks.
noh, aastas korjub siis mõtteliselt sinu ravifondi 2568 eurot. Võrdluseks, üks tavaline eraarsti vastuvõtt Tallinnas eriarsti puhul maksab 100–130 eurot, millele võib lisanduda veel ka mingi uuringute hind. Et ma soojalt soovitan kõigil, kes tahavad nii-öelda aktiivselt kaasa mõelda, võtta lahti terviseportaal.ee, logige sisse ja vaadake, kui palju viimastel aastatel teie enda ravi peale on kulunud. Te peate vaatama vasakult servast, leiate sealt alajaotuse raviarved. Vaatasin huvi pärast järgi, mis mul on. Noh, jagan siis nii-öelda isiklikke delikaatseid meditsiiniandmeid, aga loodetavasti keegi ei pahanda. 3 aasta jooksul on mulle kulunud 839 eurot raviraha. Vaatasin, kuidas see siis jaguneb mille vahel. 300 eurot läks ühe kukkumisega kaasnenud põlvevigastuse peale. Käisin EMO-s, tehti kompuutertomograaf, mis sellest 300 eurost läks 241. Siis teine suurem kulu oli 184 eurot ühe EMO visiidi peale. Õudselt valutas seljas, tuli välja, et on mingisugune pisike neerukibike, mis ise loomulikku teed välja tuleb, midagi otseselt tegema ei pea. Valu aidati maha võtta. 184 eurot. Aga kõik need asjad on tegelikult ju meditsiinisüsteemis pisiasjad. Et üks opp maksab tuhandetes, üks südameopp maksab 10 tuhandetes koos intensiivraviga, võib-olla isegi kuni 100 000 euroni ravijuht. Ja mis on nagu oluline mõelda inimesele, et ega see 214 eurot ei ole ju mitte tema ravimiseks nii-öelda mõeldud raha. Et reaalsus paremini kohale jõuaks ja arvutada õieti, siis Eesti 1,3 miljonist inimesest kõigest jämedalt öeldes 700 000 on need, kes käivad tööl ja maksavad seda ravikindlustusmaksu oma palga pealt. See tähendab, iga tööl käija ravikindlustuse rahast tuleb tasuda veel ühe inimese ravikulu. Jah, okei, saab siia öelda, et viimase vist umbes selle pandeemia eelse valitsuse otsusega hakkas valitsus ka mingisugust raha maksma pensionäride pealt, aga see on ausalt öelda palju madalama baassumma pealt kogutav maks, mitte selle kuupalga mediaani pealt. Et sellega nagu ei saa palju päästa. Ja nii nagu telepoes saab öelda, et ka see ei ole veel kõik, sest sellest 700 000 tööl käivast ravikindlustusmaksu maksjast on 139 000 ehk jämedalt öeldes viiendik avaliku sektori töötajad, mis tähendab, et nende palga pealt makstav ravikindlustusmaks, ka selle maksab maksumaksja, mitte nad ise. No mitte tööandja. Et selles mõttes on see kurb reaalsus see, et jämedalt öeldes 80-90 eurot kuus ehk 1000 eurot aastas on see, mis iga ühel nii-öelda koguneb maksjal, netomaksjal sinna ravikindlustusfondi ja selle eest peab kõik tehtud saama. Ja nüüd mõtleme, et kas siis tõesti saab. Väga ei saa. Sellest ongi see 200 miljonit puudujääki. Ei saa ja väga keeruline on ka ja tegelikult me mainisime juba ministri vastutust, et tegelikult milline siis on sotsiaalministri ja Tervisekassa nõukogu juhi Karmen Jolleri vastutus kogu selle asja eest, teadis või ei teadnud, aga mingisugune vastutus ministril on, eks ole. Ma ei hakka rääkima seda, et opositsioon loomulikult ütleb, et ta peab kohe tagasi astuma, ei tuhka sellest, aga tegelikult minister Joller peaks konkreetsemalt ütlema, milline on siis tema kui nõukogu juhi vastutus. Esimese hooga mulle meenus muide kultuuriminister Signe Kivi, kas te mäletate, tema astus tagasi aastal 2002 ja ka mitte otseste põhjuste pärast, vaid sellepärast, et tollane Kultuurkapitali juht Aavo Viiol oli pihta pannud üle 8,5 miljoni krooni tookord ja mängis suure osa sellest kasiinost maha. Minister astus tagasi. Sest tema oli hasartmängu nõukogu esimees. Aga loomulikult see oli täiesti nagu valgushiir sellest pimedas poliitikamaailmas, kus üks minister võttis vastutuse ja ma arvan, seda meenutavad veel paljud, nii nagu Saleni, kes sukkpükste skandaaliga Rootsis ajalukku läks ja jääb, nii ka Signe Kivi, ma arvan, jääb selle hea käiguga ajalukku. Ma ei taha öelda, et doktor Joller peaks ministri kohalt tagasi astuma, aga doktor Jollerilt võiks nüüd oodata küll tegelikult. Ma kiidan ministrit selle eest, et ta tegelikult on öelnud, et Tervisekassas on tehtud seda ja toonud esile need positiivsed küljed, mida seal on tehtud. Tõepoolest,
ka Tervisekassa ju koondas eelmisel aastal vist 10% töötajatest ja nii edasi ja sellest oli ka kokkuhoid. Aga ma ootan Karmen Jollerilt tõepoolest nüüd mingisugust väga konkreetset ettepanekut, mida vähemalt peaks valitsuse ja koalitsiooni tasemel arutada, kuidas siis meie tervishoiu rahastamise ja tervishoiupoliitikaga üldse edasi minna. See viitan sellele, millest Margus Mets väga põhjalikult tõepoolest rääkis. Ma olen alati püüdnud viia juttu poliitilisele ja konkreetsele vastutusele, et ei ole ju nii, et ikkagi ametnikud on süüdi, aga nüüd seda teemat arutades me ju viitame riigi esindajatele, maksumaksja esindajatele nõukogus või siis üldkoosolekul, kui juttu on riigi äriühingutest. Aga antud juhul tõesti Karmen Joller on alles ametis märtsikuust ja kui me nüüd hakkaksime ainult keskendume temale või ükskõik mis muule kõrvalisele teemale, siis ma arvan, me ikkagi peaks hoidma fookuses punkt 1 see, millest oli nagu siin juttu ka, et vaadata üle üldse kogu see Tervisekassa printsiip, kuidas ta toimib, kas me jäämegi lihtsalt sellele 13%-le, mida me siis sotsiaalmaksu osana saame või me muudame seda põhimõtteliselt, nagu me muutsime samasugust solidaarset pensionisüsteemi, kus on ka nii-öelda erakindlustus 2 samba näol faktorina juures. Aga selles kontekstis ma tooksin esile hoopis paar nii-öelda teemat, mis on samas mõttes konkreetsed, aga samas ka üldisemalt. See puudutab näiteks nõukogu liikmelisust. Tervisekassa nõukogusse kuulub teatavasti 6 inimest, nendest 2 on siis ministrid Ligi ja Joller riigi esindajatena, siis on olemas nii-öelda kindlustatute huvide esindajad ehk puuetekoja inimeste koja juhatuse liige on Ulvi Tammer ja ametiühingu keskliidu liikmena Elle Pütsep ja siis on 2 tööandjate huvide esindajat. On siis Hando Sutter, väga suurepärane spetsialist üldistel teemadel ja tööandjate keskliidu liige Andi Kasak. Ja sellisena me näeme seda nõukogu kui mitte sellist, kes nagu omaks maksimaalset kompetentsid tunda huvi ja vastutada Tervisekassa strateegiliste eesmärkide ja tuleviku eest, vaid need on spetsiifiliselt ära hajutatud erinevate huvide gruppide vahel ja neid huvitabki ainult see, et nende huvid oleks selles Tervisekassa süsteemis rahuldatud, mis on täiesti vale. Ütleme, siin on veel olemas nii-öelda asjasse puutuvate esindusorganisatsioonide esindajad, aga üldises poliitikas me näeme ju, et sinna saadetakse sinekuurile oma poliitilisi semusid ja sõpru või siis, et ära osta mingisuguseid hääli opositsioonist, saadetakse neid sinna nõukogudesse või hoopis midagi veel hullemat, et kunagi ei prevaleeri kompetents ja selles mõttes nõukogu ei peaks olema selline koht, kus käiakse ainult 4 korda aastas koos, süüakse küpsiseid, jagatakse muljeid ja ongi kõik, vaid nõukogu peaks olema partner igal juhul. Ja kui me nüüd näeme seda, et kunagi märtsis või aprillis oli nõukogu koosolek ja järgmist planeeriti alles augustisse, siit kumabki see läbi, et nõukogu ei huvitagi tegelikult see, mis juhtub, sest kui mina oleks olnud seal nõukogu esimehena ja uuesti esimest päeva ametis, ma oleksin juba järgmisel kuul kutsunud nõukogu kokku ja et kogu nõukogu oleks saanud ülevaate, mis toimub, kuidas toimub, sest seal on ka teisi uusi nõukogu liikmeid. No, muidugi. Ja mis on nagu eriti oluline on see, et kurat, meil küsitakse ju mootorrattaga sõitmiseks juhiluba, aga selleks, et juhtida 2,5 miljardilise eelarvega asutust nõukogu liikmena, selleks sa lihtsalt tuled tänavalt, sul on poliitiline usaldus. No kuidas see küll kõlbab, et peaks nagu olema ikkagi mingid kvalifitseerumisnõuded ja see, et neid nõudeid ei ole sellel nõukogul ja neid nõudeid kahjuks ei ole ka paljudel valitsuskoalitsiooni poliitikutel, kes ei ole suutnud neid vajalikke rahastusotsuseid ja rahastusstrateegiaid teha. No see ongi see, miks täna siis mõnes mõttes minu vaatenurgast tegelikult täiesti alusetult
ohverdati see Rain Laane või kes siis ise ütles, et ta nüüd viisakalt astub tagasi, sest kõik need muidugi väljaspoolt vaadates mitte väga meeldivad asjad, mis on juhtunud, ei ole üldse nii olulised. Ma usun, et väga raske saab olema leida pädevat inimest, kes tahab minna nüüd Tervisekassat juhtima. Ja, aga nüüd on küll see koht, kus ma natukene protestin sellele, üldiselt ma vastu kunagi saates osalejatele ei räägi, aga Laane ju delegeeris ja juhtis seda pikka terve nädala pikkust vassimist ja valetamist, kas on andmeid või ei ole andmeid, lisaks siis see, et oli ju keelatud osa üritusel käinud inimestel asjast rääkida, oli keelatud sotsiaalmeediasse panna üles sellest pilte. Tähendab, see on kõike muud kui avaliku sektorile omane või kohane või lubatud ja tema juhile veel vähem mulle arusaadav, et midagi ta võis sellist teha. Nii et tema koht ei ole avalikus sektoris ja ma arvan, ta koht ei ole ka kuskil mujal sellisel juhtival kohal, kus peab vastutama teise inimeste raha eest. See meenutab mulle mõneti eelmiste Riigikogu valimiste ajal, kui ühiskond üldse ei teadnud, kui halb rahaline seis Eestil on. Kuigi valimised võitnud erakond oli rahandusminister ja peaminister ja kui siis pärast avalikus meedias Eesti televisioonis ütleb erakonna juht, aga me ei saanud ju sellest rääkida, muidu meid ei oleks valitud. See on üks selge juhtum, kus nii-öelda kogu edu seatakse valele. Nojah, kommunikatsiooniga läks natuke viltu ja lahkunud juht ütles ka, et ajakirjandus esitas korraga liiga palju küsimusi, aga mul on ausalt öeldes kahju tublidest ja töökatest Tervisekassa inimestest, et soovin teile ikkagi jõudu edasi, aga siin teeme aga lõpetame selle teema lihtsalt ühe ettevaatega, et meil on praegu ju välja lubatud, et 22. augustil toimub Tervisekassa korraline nõukogu ja seal tuleb arutusele siis nii-öelda järgnevate aastate finantsstrateegia. Ootame, et millised on siis nii-öelda meetodid, et seda 200 miljonist eurot auku lappida, sest praegu on seda ju kuni eelmise aastani lapiti seda veel COVID-i raha arvelt. Kas või, et selle kasv jääks seisma, et see viirus kogu aeg kasvaks. Nii, aga Kuku raadiol tuleb nüüd raha teenida ja reklaami kuulata.